Hei ja mul on nii hea meel, et sa siin oled. Ja täna me siis jätkame jälle. Meil on 6. kord siin sinuga laivis olla, nii et tšau, 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 väga tore sind näha. Ja või sa, kui kuulad seda podcastina, siis kiireloomutuse podcastina, siis ka ma tervitan sind südamest. Ja tänane osa on siis sellel teemal jälle, et kuidas see sinu haav siis mõjutab sind ja sinu haav loob sinu reaalsust on meil pealkiri ja alapealkiri tänasel osal on siis selline, et miks sinu sõnum ei tööta. eks me läheme natuke selle äri ja nähtavuse teema sisse. Läheme natuke siis selle sisse, et kuidas siis, miks see sinu sõnum, et kui me räägime ärisõnumist või et kutsest klientidele või pakkumisest, siis et mikspärast see väga palju ei tööta, ma inimestel näen nende energias, sest pealkirja vastus, sa ei ole veel päriselt sina ise. Nii et me tahame olla ilusad, meeldivad, me ei taha, et inimesed meile ära ütlevad ja siis me oleme väga üldised või me ei räägi üldse asjadest, me ei taha nagu kellegagi tülli minna, me ei räägi nagu asjadest päriselt. Nii et see sõnum võib olla liiga üldine, juhtimine võib olla liiga vanilla, on ju, liiga selline, ei ole mingeid kindlaid seisukohti, ei ole mingeid kiikse, on ju. Ja lihtsalt eesti keeles öeldes sul ei ole lihtsalt pandud see vaim maa sisse, et vot mina olen see ja minu väärtused on need ja ma tahan kõiges selles olla. Ja see ei ole ainult äris, see on ka eraelus, on ju. et see on ka sinu enda suhetes, on ju. mm,. nii et no, mida ma ettevõtluses võib-olla palju näen, et hästi paljud, minu assistent mulle just ütles, et oo, kõik nii palju teevad, kopeerivad sind, teevad, mis tead. mul on tegelikult sellest täiesti ükskõik, sellepärast et väga paljud inimesed loovad sisu, aga nende sõnum ei tööta. sest nad ise energeetiliselt ei ole seal taga, nad tegelikult ei saa seda muutust tuua, seepärast, et käivad ei lähegi ülesse, sellepärast et nad on ikka oma selles sisemises haavas kinni, on ju. Ja põhjus ei ole üldse, et nad ei oleks head, nad tegelikult on head, aga põhjus on see, et nad ei ole veel päriselt nemad ise. Nad ei ole veel täiesti aktsepteerinud kõiki oma energia osasid ja ja sõnum muutub sel juhul selliseks turvaliseks, üldiseks ja siis tekib küsimus, et miks inimesed siis ei reageeri, miks nad tegelikult ei reageeri minu energiaga. ja, ja see, võib-olla täna ma räägingi sellest, et kuidas see haav siis tegelikult hoiabki seda tagasi, seda inimestel sinu tundmist, on ju. ja ja see alateadvus mõjutab väga palju sinu nähtavust, sest sa ei julgegi rääkida sellistest intriigidest, sa ei julgegi minna sinna, kus inimesed võivad sulle öelda, et sa oled jobu, on ju, või ja su enesekindlus ei kanna seda lihtsalt välja. sa ei ole, sa ei saa seda lööki võtta, et keegi ütleb sulle sellist, sa tunned ennast haavatavana, sa ei taha, et nad ütlevad midagi su välimuse kohta või mingite erinevate asjade kohta. nii et see on tegelikult enesekindluse küsimus, on ju. nii et ma soovitan sul, ma panin kokku sellise väga hea enesekindluse testi. see on täiesti tasuta, nii et mine tee heidiplumberg.ee, www.heidiplumberg.ee, kalkulis enesekindlus on selline test ja see annab sulle selle ka, et tegelikult kuidas siis, tegelikult me peame olema igas valdkonnas, on ju, enesekindlad. et see enesekindlus on osa ka sellest brändi kasvust, kui sa ei ole enesekindel, siis see bränd ka ei kasva, on ju, see asi ei hakka nagu minema, sa ei julge öelda neid asju välja, isegi kui nad valesti lähevad, on ju. mina kindlasti noh, väga paljud ütlevad ka, et ma ei ole veel nii hea, on ju, või ma ei teinud piisavalt või selliseid muid vältida ja mulle meeldib hästi üks lause, mida ma kuulsin, et üks inimene ütles ja ta ütles niimoodi, ta oli väga-väga edukas, ta on USA-st, ta ütles väga ees lause, ma nime ei mäleta, aga ta kunagi käisin tema koolitusel, siis ütles, et ma teen täna just nii palju, kui ma täna selles olukorras suudan. nii et mina ka teen praegu seda salvestust oma parimal viisil, mis ei tähenda seda, et see on mu elu parim võib-olla viis. jah, sellepärast, et võib-olla ma ei maganud täna öösel nii hästi, kui ma võiksin, on ju. sellepärast, et ma olin eile kaua üleval, ma valmistasin podcast'i ette, ma tahtsin kindlasti need täna ära teha, on ju. ma tahtsin sulle tulla siia laivi sinuga rääkima sellest, on ju. ja võib-olla ei ole ka, et mu hääl nii selge, sellepärast et mul on natuke
kurk selline õrn, on ju. et võib-olla ma tahaksin juua siin päev otsa teki all hoopis kummeliteed ja vaadata Netflixi, aga ometi minu sõnum on nii oluline, et ma tulen ja ma tahan, et sulle koputada hinge põhjas sulle, et see enesekindlus on teema, kui sul seda ikkagi veel ei ole, siis see on energeetiliselt õpitav, on ju. ja mul on palju koolitusi selleks, ma ise hea meelega teen sessioone sinuga. see on võimalik muuta ühe-kahe sessiooniga. ja see on väga hea uudis, on ju, kuidas saada enesekindlaks, on ju. Enesekindlaks ma julgen olla, ma julgen rääkida, ma usun, et minu hääl on piisavalt hea, mu välimus on piisavalt hea. ma ei pea kuskile peitu pugema, on ju, ma ei pea olema nagu kilpkonn kilbis, on ju, jah. see, et ma lähen tooli peale ja ma räägin teile, et tööta iseenda selle sisemise haavaga ära, sellega, mis hoiab sulle klaaskatust peal, et sa ei saa neid kohti, sa ei kiirga seda energiat välja, et inimesed, kes otsivad sellist inimest, et nad sind näeksid, on ju. sest see on hästi, sul on kindlasti väga palju asju jagada, kui sa seda siin juba kuulad, seda osa mul. kui sa oled nii kaugele minu juurde jõudnud, sul on mega palju jagada, nii et tee see enesekindluse test ja ma julgustan sind proovima, et aru saada, kus su enesekindlus kinni on ja selleks on nii palju imelisi meetodeid, mida ma klientidega teen, kuidas vabastada siis need köödikud, on ju. et see haav oleks sulle justkui nagu medal selle eest, mis sa oled nii-öelda survivor, ellujääja selles olukorras, on ju. et mina ka pikalt olin näiteks, ei olnud enesekindel sellepärast, et mul oli läbipõlemine. ja ma pidin selle haavaga tööd tegema. aga sina saad ka seda teha, on ju, tšau.